tere! Analüüsin seekord Koidu ehk Fullenhauseni 180 manni mängu. Hakkame kohe pihta. Ei hakkaks siin aega raiskama, kui palju lauda on, ei ole mõtet, aga võib vabalt foldida küll. Ei ole kuigi hea käsi ka. Jah, see ka ei ole pointi mängida, pole ka seda. Kindlasti mitte ka seda. Seda ka ei defendiks. Nojah, tehti siin lihtsamaks otsus. Kindlasti mitte ka seda. Ei hakkaks mängima. No vaevalt ka seda. Noh, seda teoreetiliselt võib, kui Hiro on nitine olnud lauas, aga üle laua ei hakkaks siiski enne Antesi avama. Muidu Antedega vast võib, kui image on ka tihkem. Noh, siin ei olnud midagi teha. Noh, see võib olla esimene käsi, mida mängida, kuigi small blindilt eriti laialt ei defendiks. 3x-i vastu peaaegu midagi ei defendiks, et paneks kas otsa või foldiks. Siin võib-olla defendiks mingit S-poissi ja jah, me ei teagi. 9-tega paneks sihukesele tüübile kindlasti otsa, et sobeks, et ma arvan, et siin ei peagi eriti palju defendimisrange'i olema. S10 ma paneks lihtsalt maha. Ei ole piisavalt hea off-suit. Marginaalne koht. Noh, see ka fold. Iseenesest kui Hironi folditakse, siis võib reisida, võib sovema vast ei hakkaks, et vastasel võib palju käsi olla, mida ta mis domineerivad Hirot ja millega ta ikka ära koolib. Kui isegi poiss 10-ga teeks enda jaoks kehva kooli, siis Hirost oleks ikka ees. No nii, äkki saab esimese käe mängida. Jah, ma ka üle minreisi ei teeks juba sel levelil, eriti arvestades, et effective stack'id on siin kõik nii väiksed. Pole midagi teha. Ta jääb siin vabalt mingi paariga defendida, mingi kuutega lükkab, siis Hirol ikkagi käib seis. Pole midagi teha. Seda ka ei mängiks. Okei. Noh, ilmselgelt. Üks mängitav käsi. Selle tüübi vastu, see tüüp on juba piisavalt loos, et kindlasti on pluss EV šoveda. Selle tüübi vastu ei šoveks, aga selle vastu, kui on mingi raise first on juba 15 kandis või sõltub positsioonist ka muidugi, kus ta tõstab, et uut tegija võib ka sükse vastu, kui üks kool veel on lihtsalt koolida, aga praegu ma lükkaks. Jah, kool, sobib tulemus. Seal ei olnud midagi väga muud teha. Ja siin ei hakka sekkuma. Siin ei ole ka väga aga kusjuures, kui ikka folditakse, siis avaks küll, sest big blind on suht nitine, et ma oleks nagu selle tüübi vastu reisima hakanud, ma ei tea, mis selle tüübi see okei, siin tal eriti statte pole, small blind korra on reisinud, et see ongi jah, see sama käsi, aga ma oleks siit reisinud niti vastu. Töötab piisavalt hästi ja see tüüp ei saa siin small blindil ka väga hästi vastu mängida. Peab kas reisima või foldi. Jah. Võib nii soveda kui ka, mulle meeldib ka siuke väiksem reis, et ma teis 3x ei paneks. Selle tüübi vastu pole enam midagi teha, peab ära koolima, mingi tonn 100 on umbes koolida, et võita, kohe näeb 3500 botte, ilmselgelt on otsid ilusasti olemas. Isegi kui tal on mingi äsmutt äskunn ainult nagu käed, millega niimoodi teeb, siis ikka on otsid olemas. Kolmandik oli olemas. Ei ole midagi teha. Siin ka ei ole midagi teha. Ei hakka siin 5 BB-d, okei, tehti lihtsalt ka. Vaatame, kus siin mõni käi... ma paneks ka minreisi. Sobib.
reisiks jälle. Siin ikka reisiks. Yes Queen suited. Kui on juba vähem mängijaid, 7 mängijat lauas, võib seda küll esimesest positsioonist. Okei, see, et Antes ei ole, see nagu teeb selle küll kehvemaks, aga ma arvan, et ta peaks ikkagi pluss EV Opensit olema. Okei. No natukene vast reksisime, üks tüüp on siin lauas, aga et kui see tüüp vast defendib siin laialt ka Call Open 32, no ma ei tea, kas ta päris varase bossi vastu nii laialt defendib, aga kui ta defendib laialt, siis ega pole nagu halb olla hästi floppava tema range'ist isegi natuke ees oleva käega min position, et oleks saanud min race selle tüübi ära ka koolida, noh jah, kas see tingimata pluss EV, aga noh, kui min race sees, siis juba maha ei pane. Okei, nojah, jääb ikka natuke nõrgaks, et efektiiv 6 PP-d koolida. Kui folditaks, siis mängiks, okei, ei saa. No seda, jah, ei hakkaks mängima, defending range on natuke liiga suur. Niti vastu tõstaks, et isegi see tüüp ei ole piisavalt agro ja see tüüp tõenäoliselt on piisavalt nitt, et ei saaks mängida. No. Koolide small blind'it ei ole eriti hea 10 BB kandis. Pole ka midagi teha. No. Ilmselgelt. No nii, sõltub mis action. Siin blind versus blind võib päris palju või noh, päris paljudes situatsioonides siin on ikkagi sellega, kas näiteks 3 pead šoveda seda ja erinevaid variante. No selle peab ära koolima 6 PV-t, ta peaks iga Broadway'iga laiemaltki lükkama, et paljusid käsi domineerib ka. Jah, eriti kui nii laialt lükkab, siis peaks siin ikka, ma ei tea, poiss 10 oleks ka kool selle tüübi vastu. Jah, ei ole midagi teha. Eeldatavasti Hiro seda ikka ei mängi. Kuigi sükse tüübi vastu ma paneks minreisi selle tüübi korraks ära, teisele foldiks post-flop vastaks ka maha. No jälle nitt on big blindil. No pole midagi teha. No nii, seda avaks kindlasti. Foldiks kindlasti ei usu, et siin mingi väga laidilt pannakse, Hiro pole kuigi palju actionit ka teinud. See läheb mukki. Oota, jah. Noh, ei hakkaks nii vara foldima, siin Hiro on see ringi, tähendab avama, et Hiro on just ühe korra 3 betile ka foldinud see ring. See läks ka maha. Noh, siin jälle sõltub, mis toimub. No palju statte küll ei ole tema kohta palju käsi, aga ma eeldan, et ta, kuna ta MP on juba 8 pooled avanud ja siin tagumiste CO ja buttoni käte kohta on ainult 2, noh, sample on 2 kätt on saanud esimesena avada, siis ma julgeks siiski öelda, et see tüüp avab piisavalt laialt, et siin peaks suited Queen'iga pluss EV šove olema. Defend on ka variant, aga jah, ma ei defendiks, et see tüüp peab siin, noh, tal on siin kaotada ka omajagu ja ma olen täitsa kindel, et see on hea šove siin. Õige. Sõltub, mis siin toimub. Toimus see. Vastus oli ka täitsa õige. Noh, siin polnud ka midagi mõelda, siin ka. Sõltub, kes taga on. Teoreetiliselt võib avada, aga natuke liiga palju vastaseid on selja taga. Üldjuhul ikkagi foldiks. Kui on päris nitine laud, no siin tehti otsus väga lihtsaks. Ei ole mõtet tema mingi vaadata. Okei, varasest bossist 9 käest 33 prossa ehk 3 on avanud, et ei hakka siiski otsa panema. Ei ole plusse, ma ei usu. S10 suitades poiss pluss äkki lükkaks. Nüüd on Hirol nagu stacki ka ei pea nagu nii lihtsalt riski. Jah, seda ka vaatad, mängib. Siin ei ole ka eriti midagi teha.
ei hakka defendima. Või noh, ei ole veel piisavalt hea, et kool ei usu, tüüp peaks päris laiska laialt panema, aga jah, see jääb just ikkagi no Irul peaks edge'i olema, et ei pea siukest semi-gamblit võtma sinna. noh, ega nendest statidest muidugi päris järeldada ei saa ka, mis range'iga ta siin 5,5 BB-d lükkab, et lihtsalt natuke siukest üldist aimu saada, et kui positsiooniteadlik on ja kui nagu noh, kus ta ligikaudu mida mängida võib, sellest natuke saab järeldada, aga väga otseselt väga kaugele ulatuvaid järeldusi ei teeks sellest siukses push-fold olukorras. jah, siin ei hakkaks, no oleks suited, siis vast võiks lükata, aga kuna big blind on netisem ja noh, see small blind on vähem committed, et palju rohkem loeb see, mis see big blindi range on. ja kui on nitine, siis võib laialt lükata, aga noh, tundub, et seekord neil on mingid käed olemas, et hea, et ei olnud endal põhjust. noh, siin on lihtne push, kui kõik valdivad. kui keegi avab, kui see tüüp oleks avanud, siis oleks pidanud ka lükkama, sest 8 big blindi ja tema range'i vastu peaks see igati ok olema. mis siin saab? Blindid, seda ei hakkaks mängima. see on suht piiripealne, veidi alla 9 BB võib vast lükata ka. ei pea muidugi. okei, see tüüp paar väikest stacki. jah, poiss 10 on, peaks sealt pluss CV ship olema küll offsuit, veidi alla 9 BB. selle paneks maha. see on kindlasti ship. okei, nüüd tuleb just imema hakata. või split, jah. kui on 10 sõitjad, on sealt kindlasti pluss CV lüke. siin ei ole kindlasti pluss CV kool. kui nüüd ei folditud, no vaatame korra ära, aga jah, see on liiga nutsine käsi, et 5 BB-d foldida. no vast see tüüp ei ole kõige nitisem ka, natuke nitisemalt BB-lt röövib ka, et võib sisse panna küll. jah, suitedesse siis peaks tema positsioonis võib avada küll, eriti kui nagu nitine big blind on, et ei heida talle ka midagi ette ja ta ei saa hero vastu enam kindlasti maha visata. vaatame edasi, no siin pole midagi teha ja ma hakkan vaatama tõenäoliselt, no siin ka ei hakkaks midagi tegema, aga hero asemel siin juba okei, jah, kui siuke 9,5 BB-d min reisib, siis paneks maha, ta ei foldi eriti 3 betile ka, et see alumine on siin fold to 3 bet mul, et seal ei ole midagi teha, sest siin ka ei hakkaks mängima. siin ilmselgelt mitte. jah, 3x nitilt ei ole ka kunagi nõrk. kui folditakse võib vast show'da, aga seda varianti ei tekkinud. folditakse show'aks, ei tekkinud varianti. Big blind on netisem, võib küll, või noh, kas te, jah, mitte väga nitine just, siuke keskmine reks, aga siukestel eriti ok stackiga veel on, noh, nad ise tõenäoliselt koolivad natuke tihkemalt, et neil võib niisama edge'i olla laua üle omajagu, et pole vaja riskida nii laialt ja siis on täitsa fine nagu foldida sinna. noh, tundub, et vist hittisime ära. siin ei hakka tegema midagi. siin, nojah, okei, hero on just laialt show'amisega vahele jäänud, et siin võidakse kergemini vastu hakata, sellepärast foldiks, aga muidu 6 hand'id võib seda avada küll vast. oleks päris kehv seis olnud. siin kindlasti fold.
siin on korralikku actionit vaja, et foldida. Okei, see on päris huvitav koht. 4,5 PV-d, tüübil on täitsa asjalikud statid, ta paneb kindlasti laialt, mingi enamus pro-teid. Sel tüübil täpselt sama, 3 PV-d pole midagi oodata. Ja ma usun, et see tüüp siin teab seda ja ta võib siin ka päris laialt otsa, või noh, koolida siin 2 mängijat ainult taga, nii palju tal ka karta pole ja siis ma arvan, et ta võib siin mingi S7, S8 pluss, igasugused, ma ei tea, kunnpoiss, suited, kunnmutt, või võimalik, et natuke laiemadki. Et ta peaks siin ka küllaltki laialt koolima ja Hiro peaks siin, noh, tema range'i vastu oleks nagu ligikaudu flip, aga, või noh, natuke on ees. Aga noh, kuna siin on 2 väikest äkki ka, kellest Hiro on kindlasti ees, siis paneks kindlasti sisse siin. Kool on lihtsalt halb, mis siin post-flop siis. Et jah, siin paneks preflop sisse. Vastadest on ees ja ma ei tea, kui hea siin on. Seal on pool botti taga ja hitid mingi auku vastu ja ülekaardid, et siis peaks ka sisse panema. Post-flop on raske foldida, et jah. No okei, tal oli küll päris hea seis Hiro vastu preflop, aga oleks ikkagi sisse pannud. Ai, Hirol oli küllaltki kehv, jah. No mis seal ikka, vahest peavad siuksed käed käärad olema. Noh, vahest jah, koolivad niimoodi heade kätega, aga eeldan, et ta peaks. Noh, kui on siuke note, et tasub note panna sellele tüübile, et noh, koolib pool efekti vist äkki hea käega, aga kui note ei ole, siis ajaks ikkagi seal sisse selle, et noh, kui teaks, et ta lihtsalt koolib heade kätega ja keskpärastega lükkab, siis peaks foldima muidugi. Aga noh, sükest teadmist ei ole ja ma arvan, et sisse ajamine seal 12-13 PB-d, see on igati mõistlik. No nii, nüüd saab vähemalt terrorit teha. Kurat, racing range on ikka sama poolne, okei, see button siiski mitte, buttonit tahab 50 prossa ja okei, see on natuke loose sim Rex küll, et noh, ma ei tea, või noh, okei, vara öelda, kas ta on Rex või mitte, aga et iseenesest võib suure stack'i, nagu on mingit ICM kaalutlusi, ma ei tea, viimased 2 lauda enne mulli, et annaks otsa panna küll talle siin. Isegi siuksega, no enne finaallava mullis näiteks paneks küll otsa. Aga jah, ta peaks siin foldima. Okei, see fold to 3 bet on madal muidugi, mis turbodes nagu nii palju ei näita, et kui näiteks minrace'ide taga on mingi 4 BB, siis pead ilmselgelt ära koolima, onju. Aga et see jah, üldine fold to 3 bet protsent väga ei näita, et kui siin tuleb võtta ka teisi muutujaid arvesse, just seda, et buttoni avamisprotsent on palju laiem ja siin ta peaks lihtsalt põhimõtteliselt pärast juba rohkem ära foldima, sest ei saa nii laialt koolida, kui nagu noh, avades näiteks siit, et siit avaks mingi 20 prossa ja ei kooliks nendest näiteks mingi 15% ära, siis ta foldiks 25%, siit avab 50% koolib ära, ütleme noh, natuke laiemalt koolib 20% range'iga, et siin ta siis foldiks 60% näiteks. Ja noh, ligikaudu nii see on, et hilisematest bossidest folditakse rohkem 3 betile, kui suvajame vastu. Koolitakse muidugi laiema range'iga, kuna otsa pannakse ka laiema range'iga, aga jah, väga pluss EV on igatahes sükestele openitele otsa panna. Jah, vabalt võib pluss EV sove olla. Peabki väga laialt siin survestama vastaseid. Et jah, töötas. Kui on mingi finaalloo mull midagi sükest, no päris mull vist seal ei ole, et 7, see on siis noh, kas 14-15 mängijat või siis 20-22
noh, 19 kuni mingi 22 mängijat näiteks, 23. et kui on nagu 14 kanti, siis survestaks rohkem, kui on üle 20, siis natuke vähem, aga saaks ikka survet peale panna. Seda vast siiski ei avaks. No siin pole mingit valikuvariantigi. Ei hakkaks tagantjärgi koolima, ei usu, et keegi siin väga laidilt otsa paneb, ei floppa piisavalt hästi, et lihtne šove. Oleks mingid kunnid asjad, siis kooliks, aga vaevad keegi siin selle tõttu nagu laidinalt panema hakkab ja see näeb lihtsalt super tugev välja, kui 9,5 BB min-raisi lihtsalt ära koolida. Seda liigutust teeks natuke laiema range'iga kui lihtsalt koolimist. Kõik on mängus. No, vahest läheb nii. Ei avaks. Jah, ei saa koolida. Siin ka ei saa midagi teha. Siin vast võib ju lükata. Kui on enne finaallauda, siis ma ikka lükkaks, sest Speak Blind on netisem. Et jah, standard. No, jah. Muidu oleks vast, siin võiks nii min reisida pärast, kui see tüüp oleks faldinud, kui ka šovedad. Et kui on agromat taga, siis min reisiks, kui noh, nitisemad, kes koolivad šovet laiemalt, siis kui nagu ise 3 betiks, siis šovaks, jah. No, ei tulnud. Vaatame, mis siin foldiks ilmselgelt see tüüp väga nõrgalt just ei min reisi. Ja jah, äkki annab midagi tagasi teha. Suht napikas, 4500, et koolida 10,7 botti. Jah, peaks koolima küll. 4000, jah, see on umbes 30% on vaja ja see on ilusasti olemas. Mõni paar tuli ära, 3 lausa. Sobib. No nii, poldiga ainult neegrid. Jah. Ei hakka vast karistama, no vaevatasin nagu väga limp ühe korra on teinud, päris palju on avanud. Ma ei kujuta ette, kes mõni üksik nagu limbib siit tugevat range'i ka. See on kusjuures vahest täitsa hea liigutus, et no kes siit ikka nagu nii hilja kunne limbib, onju. Aga no selle käe foldiks ära, ei ole vaja nii kehva käega nagu action'it teha. Noh, ei saanud teada, mis tal oli. Kurat, see on natuke luusset vist otsa panna, aga noh, kuna ta mingi kolmandiku avab ja tal on päris suur stack siin. No, oleks veidigi parem käsi, natuke rohkem oleks equity't vaja panna, aga muidu iseenesest tal on küllaltki lai range siin ja siin võib talle vabalt otsa panna nagu väga laialt, et sükestes kohtades ei ole kunagi mingi keskpärase käega snap fold, et tuleb vaadata, mis mehega tegu on. Okei, 5 korrast pole kordagi 3 betile foldinud, onju. Et see natuke, jah, see vähendab ka kindlasti seda, et kui laialt otsa panna saab, siis ei tasu nagu, üldjuhul ei tasu mingi bluff range'i väga omada 3 bet show range'is, et kui 100% range'iga ära koolib, aga noh, nagu vist sai varem ka mainitud, et siis kui tüübi turboturniirides see fold to 3 bet protsent nii palju ei näita kui sükest semi või regular speedis, et taga võivad olla lihtsalt olnud süksed väiksemad stackid ja ta on võib-olla käsi olnud, et see ei saa järeldada, et tal siin ta ilmtingimata 100% maha koolib. Okei. Kindlasti min-raisiks. Kusjuures seda enam min-raisiks või paneks isegi mingi 4500, et selle tüübi range'ist oleme ees ja noh, täitsa oks situatsioon on.
aga kurat, siis vist peaks ka ära koolima selle tüübi ja oleks kehv seis olnud. et jah, ei tea, mina oleks igatahes natuke üle minreisi pannud seal. jah, väikest äkki ei ole mõtet röövida kehva käega siin. jah, selle tüübi peab ära koolima, 5 beta ja 5,5 beta lükkasin nagu liiga tihkelt. ja otsid on ka väga head, mingi umbes 9000 koolidelt võita ligi 24 tonnist äkki, mingi 40% umbes on vaja. ja noh, olime pikalt ees ka. 4 okei, finaallaud on siis päris lähedal. no see on easy show, siin ei hakka mõtlemagi. jah, sükest liigutust ei taha nagu vastu saada, sellepärast nagu kehvema osaga range'ist lihtsalt show'aks, et otsustagu ise, kas tahab gamblida või noh, kas just gamblida, aga flipata. ilmselgelt, kui ta koolib, siis ta on ees seal. okei, et suur stack on napilt järel, et tuleb siin vaadata, kus on chip ja job, et no üldiselt on väga hea vaadata kohe ära lauda istudes, et mis seisud lauas on, kus need chipid tulema hakkavad, kelle vastu siin, kellest eemale hoida. et noh, sellele tüübile saab tõenäoliselt ilusasti otsa panna, eriti kui Hero small blindil on, et siis kui ta cut-off'ilt avab, paneb laiad, siis Hero saab siin small blindit ilusasti otsa panna. kui see tüüp siit, noh, okei, MP-st ta nagu nii laialt ei ava, aga kindlasti annaks tallegi otsa panna. ma ei usu, et nende see reaalne fold to combat mingi suuremate stack'ide action'i puhul nii madal on. no okei, tal on jah, väike stack, et tal ei ole siin combat fold range'i, sorry, min-range fold range'i kuidagi 8 BB kandis, aga et okei, võtame mängu käima. jah, igatahes tasub nagu enne finaallauda jõudmist kindlasti siuke ülevaade teha, et mis värk on, et kust papp tulema hakkab. teha plaan valmis. mis see Sun Tzu ütleski, et every battle is won before it has already begun. või noh, midagi sinnapoole, et lahing võidetakse enne ära, plaan peab paigas olema. jah, standard. tundub, et siit hakkab midagi juurde tulema, aga kohe näeme ka, kuidas. Iseenesest võib siin täitsa avada, jah. Suur stack on, noh, small blindil ta ei saa väga, ta on palju kehvem vastu hakata. igaks juhuks tasub vaadata ära, mis ta see small blindi 3% on. 8,3, 12 käe jooksul ühe korra on pannud. see nagu väga palju ei ole, et noh, võib küll. ja ilmselgelt big blind on väga niitine, et võib ka, et see tüüp pole ka kordagi 3 bettinud olnud, et igati okei. no nii, nutsake. ma ei kujuta ette, millega ta seal koolima peaks pre-flop, et jah, kusjuures ma noh, liiga vähe statte, et öelda midagi, et palju ta siin koolinud on pre-flop buttonit, üldse öelda midagi tema selle buttoni kooli range'i kohta. ma ei tea, tšekiks ka küllaltki suure osa range'iga, sest üldjuhul ma peaks seda range'i nagu küllaltki tugevaks. Rexid peaksid siin nagu väga tugevat range'i flatima, et igasugused siuksed 8 ja poisid, et need ei floppa nagu nii hästi, need on hero range'ist ees ja need lükkaks lihtsalt sisse, pre-flop. Flatiks suht tugeva range'iga, aga noh. ma ei tea, jah. ei siibetiks tõenäoliselt, kuigi tegelikult siin on siibet ka päris hea, kui eeldada just, et tal on siuke tugevama poolne range või vähemalt seda ta üritab reppida ja hero siibet protsent on kõrge. noh, ta võib siin bluffida ka, et siis võib-olla just oleks siuke väike siibet, siuke 5,5 tonni, vaata jah, 5000 oli preflop range, 2500 big blind, et selles mõttes oleks siibet jälle hea, kui tal on tugev range, et siis siibet petib ja saab kohe sisse. ma ei tea, check call on ka variant, siis nagu lihtsalt
ja kui midagi ei kardaks, laseks tal turni kindlasti jälle panna, noh, tšekiks ka riveri ette, kui nagu tarvis. jah, ilmselgelt on tugeva range'iga siin tegu, et jah, ei flat'iks tema situatsioonis nõrgalt. Oma viga, et slow plays. see kümned ei ole siiski flat'imisrange'is. Niti vastu võib jällegi, okei, et see tüüp nägi ära, et Hiro on laidilt pannud. noh, ta ei ole siiski siit laialt 3 bettinud, vaatame, kas ta on flat'inud siit laiemalt. see tüüp nagu ikka jagab, et ei ole kordagi siin, no ega turbodes ei annagi väga preflop flat'ida, jah. avaks ka ja võtaks jälle maha, õige. see tüüp on suurema stackiga, nüüd seda tüüpi vastu ei läheks varastama. ta ikka tundub jagavat. kuigi käsi on muidugi parem, aga see käsi ei ole nagu sugugi nii oluline kui see vastane, kelle vastu sa mängid, et siin finaallaudas tuleb ikka vastast mängida, mitte nii väga kätt, eriti kui see niikuinii keskpärane on. noh, siin ei ole ka midagi teha. no siin tõenäoliselt ka ei ole midagi teha. jah, isegi selle tüübi vastu, kuigi oleks ära tõmmanud, aga jah, blind versus blind selle tüübi vastu ei hakkaks action'it tegema, ma ei tea, kas see jääb peale, aga big blind'i 3 bet on tal 30 prossa, et sellise, vaata, mis ta stiil on, stiili vastu foldib 50 prossa, koolib kolmandik, 3 betib, kurat, kuidas nad need protsendid siia panevad, 100 prossa peaks olema kas 5 või 6, aga on 5 ja 6. äkki vahet ei ole. jah, siit vast oleks jälle avanud, aga paraku ei tekkinud seda varianti, karistama kuidagi ei oleks seda tüüpi läinud. võib vaat mingi tugeva käega olla, aga noh, ei olnud, aga lihtsalt jätab siis meelde, et nitipoiss on, aga ikka jah, limbib brain fart'i mõttes. okei, min-raise foldib siukse väikse stacki puhul alla 8 BB, ega ta tõenäoliselt vargile tuli, aga tema asemel sellisest tüübi vastu ka väga laidilt ei varastaks, et selle tüübi, noh, big blind'il pole väga palju 3 bettinud, aga tõenäoliselt 3 bettiks siin tema openit ikka oluliselt rohkem kui 7,5%. sellega võiks avada küll, et igati okei, esipokkerid, järgid, stack ka täitsa paras, seda ei avaks. no nii, mis siin toimub? kusjuures ka, et siin ma Raisale alles lükkaks, ta avab siin ligi 50 prossa, siin ei ole mõtet mõelda, et ta foldib 15 prossa, ei ole, jah, no see on ka täitsa variant, jah, ega ta siin koolida ei saa. et iseenesest kaotab siin vähem küll, jah, et kui nagu peaks mingi hea käsi olema, Šove on nagu lihtsam variant, see on, selle puhul annab nagu käest ära ka veel saada, aga noh, ei usu, et ta siin väga bluffib, võimalik, et see liigutus on parem, et ta ei saa siin koolida kuidagi. kas mingi siuke liigutus, no pigem Šove tema positsioonis, aga Šove ikka võib olla, aga ta peaks siin ikka väga palju Šove, tähendab, sorry, foldi. et jah, no ei tulnud, mis seal ikka. jah, siin ei hakkaks koolima, see tüüp pani otsa, okei, kooli ära. vaatame, mis neil tuleb siin välja. okei, siuke mees. tundub, et jagab. okei, ei tasu nalja teha, see oli ilmselgelt väga halb bet tema poolt. ta ei pruugi seal flopiski, boardilgi hea olla, pole pointi nagu bluffida seal. ja see oli suht bluffimine seal. seda tüüpi vast ei avaks, ta teeb liiga palju action'it. leiab paremaid, no see läheb ilmselgelt maha. jah, fold.
siin tundub, et saame jälle juurde, jälle huvitav käsi, millega juurde saada. Okei. Jah, blind versus blind noh, tema vastu sellega ei avaks, tema vastu avaks kusagil 70 prassa kanti äkki, et ta näeks ära, et Zero ikka foldib ka. Aga noh, jookseme hästi. Tšekk on hea, kui tüüp veel agroom on ja vaatame, mis ta noh, väga C-betile ei foldi, et ei saa teada, et noh, kindlalt väita, et ta siin mingi value peale mängib, value peale petib alati, aga noh, kui ikka agrom on, tõenäoliselt ikka on agro küllaltki, siis ta võib siin bluffida ka ja no semi-bluffida, mis on palju reaalsem, et siin igasuguseid siukseid tõmbeid oli. Õnneks pidas vastu ja tuli juurde. Nüüd võib küll avada, okei, nüüd kindlasti ei või avada. No vaatame igaks juhuks ära ka, mis juhtus. No. Tema asemel ei minrace foldiks seal eriti palju, kõige väiksemast äkki. Miks ta seda tegi? Tema asemel lükkaksid Teni2, see tüüp peab kindlasti väga laialt foldima. Niti vastu. Noh, eks nitib ka omaga, et selle tõttu peaks ta just natuke rohkem gamblima. Ise on natuke väiksem stack. Ei oleks siin midagi kellelegi vastu hakanud. No, kurat, siin kohas ma paneks julgelt otsa, sellele tüübile paneks, siin kohas just paneks otsa. Ta röövib nitti ja ta racing range on lihtsalt nii lai. Aga käsi on halb, et võib-olla sellepärast võib foldida. Muidu mingi hea käega paneks seal ikka julgelt otsa kuhugi 8000 mingi, noh, mingi 19,5 äkki kuhugi natuke alla 2,5. Ei pea liiga palju ka riskima. Võib-olla mingi 18,5 isegi. Minrace on sees, kurat rõve. 33 tonni bot, 15 tuhhi koolida, 38 tonni bot, jah, kindlasti on mingi alla 30% on vaja. Kodus, jah, sobib. Jah, blind versus blind, sel tüübil pole siin enam midagi kaotada, snapiks, queen 3, no nuts ka, on kindlasti bad beat, on kindlasti hea esimene. Vaatame, mis ta big blindi 3 bet ei ole kuigi suur, võib avada küll, defendib ka 32 prossa, ütleme, et kokku 40% kätest mängib out of position, noh, ligikaudu võib öelda, sample'it juba natuke on. Peaks Teni2 avama siukse tüübi vastu. Tuli ära. Mis siin saab? Foldis, okei, sobib. Oleks selle käega oleks defendid küll. Küllaltki jook, flopab okeilt. Vaatame, mis nüüd kindlasti avaks. C-betiks väiksed. Mida ta repib? Ta ei repi siin mitte midagi. Noh, ma ei tea, kui agro ta siin postflop on, et ega sellest muidugi järeldada ei saa, mis ta donkamise range'iga teeb, aga ta natuke vähem bet, noh, natukene siit saab järeldada, aga ma kooliks ära, ma ei usu, et no ta on siin täis bluffi peal või siis mingi 8-6 tüüpi tõmba peal. Kui sa paned vastase bluffi peale, siis show'ema ta siiski ei hakkaks, sest noh, tal vahest on nagu see noh, tugevam osa range'ist ka ja sa lihtsalt lükkad bluffid maha ja no jah, ega lased tal nagu tugevamat osa range'iga koolida. Ma ei oska siin pigem ei soveks, et kui tahaks uuesti otsa panna, siis paneks mingi, ma ei tea, 37 tonni või midagi sinna poole. Ta annab sükest clickbacki teha küll. Noh, ilmselgelt ta siin 7 on üliharva ja ei pruugi seda niimoodi mängidagi. No võib mängida muidugi. Aga noh, 7 just niimoodi mängiks tegelikult.
aga ta tõenäoliselt teeb seda ikka väga laialt. Okei, noh, siin pole midagi teha. Snap. GG. Täitsa asjalik mäng. Ei tulegi nagu väga vigu ette siin praegu, et mõnes kohas oleks natuke laiemalt võib-olla avanud, kui nagu näed, et taga on nitt, aga üldjuhul eks endal jääb ka mitme lauaga mõni siuke täis rämpsuga käsi avamata, kus nagu, või kolm pettimata, kus nagu tegelikult seda oleks pluss CV teha. Jah, igati okei mäng, loodetavasti saite midagi juurde jälle ja varsti teen mingi järgmise video. Okei, nägemist.